Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Tere taas, sõbrad, eetrisse läheb liiklussaade Roolivõim ja see, et Kairit siin praegu minu kõrval ei ole, ei tähenda, et ta tänases saates kaasa lööb küll ja kuidas veel. Tema kanda jääb see kõige raskem osa ehk avariide kajastamine. Minu poolt tuleb aga paar huvitavat videot, räägime liikluskasvatusest ja uutest asjadest meie igapäevaliikluses. Jääge meiega, 25 minutit on teie päralt Roolivõimu vaatajad. Õnnetus juhtus Harjumaal Jüri Aleviku ringteel kella veerand 1 paiku. Sõiduauto Citroen kaldus vastassuuna vööndisse ja põrkas kokku seal liikunud veoautoga. Seejärel lendas Citroen saadud löögist tagasi oma sõiduritta ja põrkas seal veel korra kokku tema tagant tulnud Volkswageni sõiduautoga. Õnnetuses sai kannatada Citroeni juhtinud 28-aastane naisterahvas, kes tuli päästekomandol oma sõidukist lausa välja lõigata. See väike Citroen C3 keeras vastassuuna vööndisse lihtsalt mulle ette, muud midagi. Kuidas see teine auto oli? Tema sõitis Citroeni taga. Nii et kui see Citroen tagasi lendas, siis Citroen lendas lihtsalt sellele Volkswagenile ette vastu. Jüri Alevikus oli liiklusõnnetuse tõttu tund aega suletud üks sõidurada Peterburi maantee ja Jüri vahelisel lõigul. Citroeni juht sai avarii tagajärel luu murdusid. Kui suur nüüd selle Citroeni kiirus kokkupõrkel oli ja milline oli veoki kiirus, selle teeb kindlasti kindlaks ekspertiis, aga purustuste järgi võib öelda jah, et kokkupõrge oli väga tugev. Tegelikult on selle koha peal kiirus ka teatud mõttes piiratud, aga kui on sirge tee ja hea nähtavusega, siis ei tohiks see liikluskorralduse süüks küll midagi panna, sellepärast et kui sõidukijuhid sõidavad oma suunavööndis ja peavad kinni kiirusrežiimidest, siis ju kokkupõrkeid ei tohiks toimuda. Eks sellised vastassuunda kaldumised, nendel on palju põhjuseid. Kindlasti kas suur kiirus, valesti valitud sõidukiirus, tähelepanematus või siis möödasõidud. Hommikul kell 11 paiku toimus liiklusõnnetus Orissaare vallas Tumala külas Ristivirtsu Kuivastu Kuressaare maanteel 100 kilomeetril, kus sõiduauto Renault Clios sõitis paremale poole teelt välja. Sõidukijuht 21-aastane naisterahvas hukkus sündmuskohal. Sõidukijuhil oli turvavöö kinnitatud, õnnetus juhtus täiesti sirgel teelõigul. Kinnitamata andmetel oli hukkunud naisterahvas politseikadett, kes oleks pidanud lähiajal tööle asuma Kuressaare politseijaoskonna praktikandina. Õnnetus politsei kommenteerima ei soostunud, viidates käivitatud kriminaalmenetlusele. Toornafta hinna kukkumine juulikuu supertasemelt 3% võrra on bensiiniliitri hinda vaid napilt üle krooni alla löönud. Autojuhtide arvates tahavad müüjad rikastuda. Firmad põhjendavad hinda dollari väärtuse kasvu, kalli bensiini ja Mehhiku lahe tormiga. Enne kui toornafta kokkuostuhind tohutult tõusis, siis tõusis Eestis ka bensiinihind tohutu kiirusega, viidates nafta kokkuostuhinna tõusule. Miks siis aga nüüd, kus nafta hind on langenud juba 3% võrra, pole bensiinihinnad tankites nii kiires langusega kaasa läinud? Tundub jah, et tõusmine on nagu hästi kiirelt, aga langemine on nagu viivitusega. Järelikult need, kes ostavad odavalt sisse ja kallimalt müüvad, ikkagi jääb siis sinna pidama. Ma ei oska ütelda, et mis nüüd praegu hetkel see olukord on, et kas nafta hinna languse tõttu oleks pidanud juba bensiini hind oluliselt allpool olema, aga küll ajalooliselt me ei ole sellist sümmeetriat näinud, et tanklad kasutaksid ära võimalust hoida bensiini hinda kõrgemal, kui see õigustatud oleks.
toornafta hinnast sõltuvad naftatehaste kasumid ja marginaalid. Meie siin kütuse jaemüüjana elame sellest, mis on maailmaturu hinna ja tankla hinna vahe. Tegelikult tähendab see seda, et meie jaoks sisseostuhind on tippajaga langenud umbes krooni ja samasugune hinnalangus on tegelikult ka toimunud tankla hindades, nii et bensiini hind on kahjuks langenud ainult 1 krooni. Bensiini hind on maailmaturul langenud veidi üle 20%. Indrek Aju sõnul on aga eurotsooni tarbijatel bensiini hinna langus väiksem, kuna dollar on viimase 2 kuuga kallinenud euro suhtes. Nii nagu nad väidavad, et dollar on nüüd euro suhtes ka tugevamaks läinud, et need on nii kõrged peenikesed mängud, et nendest ei oskagi aru saada. Muigama panevad need põhjendused küll. Lõppude lõpuks iga ettevõtte eesmärk on kasumit teenida. Seda tuleb alati meeles pidada. Meil ei ole siukest detailset analüüsi, mida me saaksime praegu ütelda ühegi tankla kohta, kas ta on käitunud õigelt või vääralt. Küll, aga mida me saame ütelda on tõesti see, et kui nafta hind langeb, siis see varem või hiljem jõuab ka Eesti tanklatesse. Kas surmamaantee tuntuks saanud Tallinn-Tartu maantee jääb oma hüüdnimest kunagi ilma? Täna jõuti sellele 6,85 kilomeetri võrra lähemale. Uuendatud Vaida Aruvalla teelõik on muudetud võimalikult ohutuks. Lähinädalal kuulutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium välja avaliku pakkumise lõigul Aruvalla ja Kose vahel. Nägivutame rustlikult, esi kui seal kordustakult. Saluut tähistas värskendatud teelõigu pidulikku avamist Tallinna-Tartu maanteel. Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts tuli kohe selgitama, et ilutulestik on ettevõtjate kasumist, mitte aga maksumaksjate raha eest tellitud. Me oleme suutnud Mäo poolt hakata vastu tulema, Mäo ümbersõiduleping on sõlmitud ja ma ei ole küll paar nädalat sinna kanti sattunud, aga ma tahaks väga loota, et tööd seal käivad. Maksumaksjate raha kulus aga Vaida Aruvalla teelõigule 530 miljonit. Tõsi, sellest 275 maksis kinni Euroopa Liit. Selle raha ees paigaldati ligi 2,5 kilomeetrit müratõkkeid, üle 3 kilomeetri ulukiaeda, rajati 2 viadukti ning jalakäijate sild. Millal aga võiks Tallinna-Tartu maantee saada lahti surmamaantee mainest? Ma arvan siis, kui on 4-realine tee kuni Mäoni. Et see on tegelikult, siis me oleme kuskil üle ekvaatori nii-öelda jõudnud. Kindlasti tuleb muuta liiklust sujuvamaks ja kaotada ära need sama tasapinnal ristmikud. Ja selleks nüüd ongi kujukas näide seesama täna avatav Vaida Aruvalla teelõik, kus on kõikide ühetasandiliste ristmike asemel rajatud meil 2 eritasandilist liiklussõlme. Ja täpselt samal põhimõttel hakkab see maantee minema edasi Tartu poole. Vaida Aruvalla teelõik oli 2 viimase aasta suurim teetöö Eestis. Ehitus läks plaanipäraselt ja kui seni oli Vaida vahel tee üsna närtsinud, siis uus tee on piisavalt sile, et seal võiks pokaalsampust põrandal sõita ilma, et see üle loksuks. Vähemalt Saksamaal olla selline komme vaadata, kas uus teelõik on korralik. Asfalditöödel tuli teha palju jätkukohti seoses ilmastikuga ja neid on natuke tunda võib-olla. Aga siiski, ma ütlen, kvalitatiivse poole pealt tasasus kindlalt üle keskmise. Pikk tee ootab, iial selle ei tule lõppu vist. Pikk tee ootab, ei saa oodatud kaua oota. Tundub, et mis asja küll need tulevased ja praegused lasteaiakasvatajad, pedagoogid seal maas kükitavad, aga just praegu imiteeritakse neile laste silmade kõrgust, millisel tasandil siis lapsed näevad seda ülekäigurada ning lähenevaid autosid. Tegemist on ühe õpetajate koolitusega, mis käib läbi väikese sellise huumoriprismaga kohe kõigest lähemalt. Ja tuleme ruttu üle tee, jah? Ja anna ühel real minna juba, anna luba minna. Ja tule ära, väga hea, tubi. See viive võiks ka olla niipidi, mitte niipidi. No nii, et tundub, et asi teeb esialgu natukene nagu nalja rohkem, kui asja tõsiselt võetakse.
No see võib-olla tundub niimoodi, aga õpetaja peab saamagi selle tunde, et siin ei ole midagi naljakat ja et liiklusohutuse ja liiklusohutuse väärtustamine käibki läbi õppimise tänava olukorras ja nendes situatsioonides, kus nad satuvad ka lastega. Mis endast üldse kujutab see tänane selline väike õppetöö? Tegemist on siis pedagoogilise seminari lasteaiaõpetajate täiendkoolitusega. Nad on kõik töötavad lasteaiaõpetajad. Nad igapäevaselt peavad liikuma siis lasterühmaga ka väljas, kas siis ekskursioonidel, õppekäikudel. Ja praegu on just liikluskasvatuse tund ja me teemegi seda just õues, et nad omandaksid need teadmised, kuidas lastega tänavaliikluses hakkama saada. Vaatan, et ega te ise ka seal klassis võtate asja läbi väikese huumoriprisma. Aga tule minu kõrvale, ma tahtsin küll midagi teist, aga ma ei ekspluateeri, et äkki kardate, et kaamera on, aga muidu ma teen alati niimoodi, et näete, et on ju ma paistan rohkem välja ja meil on ju lausa väga erinevaid, et kui me ise, üks on mees ja naine, seda nagunii. Aga et kui ma võtan, ärge nüüd siitpoolt vaadake, et vaadake nagu ta riietuse osa, aga kui ma võtan nii, siis me oleme selles taustas suht-koht sarnased. See on see riietumuse ja see nähtav olema, meil on kogu aeg pime, Tallinnas üldse enam päike ei tõuse, eks. Et see tähendabki seda, et me peamegi olema nähtavaks, tegema ennast ja kui te vestid selgavasti oletegi väikesed päikesed. Aga kui ma selle unustangi selga? Vahel ei ole. Väga tõsiseks ja hirmu tekitada ka õpetajate seas, et nüüd justkui ei tohigi enam hakata ju liikuma ja et kõik on väga hirmus tänaval, et seda ka ei tohi tekitada, et lihtsalt oluline on see tunnetus, et liikluskasvatus on huvitav, liikluskasvatust võib läbi viia nii klassiruumis kui tänaval ja kõige tähtsam on see, et need õpetajad saavad selle kogemuse. Miks sellist koolitust teha? Kas on lasterühmadega juhtunud siis nii palju õnnetusi? Seda küsisid ka õpetajad, et tegelikult ei ole ju lasterühmaga õnnetusi juhtunud ja eesmärk on ikkagi siin see, et see liikluskasvatuse väärtustamine, see ongi liikluskasvatus, kui me näitame, kuidas ennast nähtavaks teha, kuidas korrektselt ületada sõiduteed ja kuidas lasterühmaga liikuda. Saavad nad hakkama sellega? Kes saab, kes mitte, et siin nad saavadki selle tunnetuse, et kes siis sobiks seda liiklust peatama ja mida siis tuleks selleks täpselt teha. Tundub, et kõige suurem probleem on see, et endale ei taheta seda vesti selga panna või see tundub, et ma näen kuidagi kole välja või me oleme neid lugusid teinud siin läbi aastate ja paistab, et see on väike probleem nende jaoks. Paraku küll jah, et lausa peab ju seadusega paika panema selle, et lasterühma saatja on kohustatud kandma siis vesti ja olema liikluses märgatav. Miks täiskasvanud ei taha, miks õpetaja ei taha olla eeskujuks, see sõltub jällegi igast õpetajast ja inimesest, et loomulikult tuleb ennast nähtavaks teha ja teadvustada seda, et just nimelt mina tulen siin ja minu lasteaed, see on kõige olulisem. Kui palju linnaliikluses lasterühmi on, kes Elkur vesti kannavad? On ikka märgata, aga on ka selliseid, kellel ei ole. Mis on need peamised vead, mis nad teevad? Põhimõtteliselt põhiviga on see, et julgusest jääb esialgu puudu, aga see tuleb kõik praktikaga ja märguan, et kui nad seda praktikas saavad harjutada, siis ei ole nagu probleemi. Kas see Elkur vest tõesti peatab liikluse? Nagu te siin lähiajal olete näinud, et on ka viisakaid juhte, kes jäävad ainult Elkur vesti nähes seisma, jah? No kuidas hakkama saite? Ma arvan, et päris hästi. On hea tunne liiklus seisma panna? Mis ta nüüd on, eks ta on elu paratamatus, aga kuidas tunnen, et kas lastega saaks ka hakkama? Jah, see on igapäevane elu. Kuidas vest tundub? Panete julgisti selga? Jah, päris lõpuks. Ei häbene seda? Ei. Kuidas teil läks? Hästi. Hästi. Ei olnud hirmus? Ei. Kõik jäime ellu. Aga lastega kuidas on, jääte ka ellu? Jaa. Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com.
Raske majandusaeg on hetkel, kuid vaatame, kas seda on ka kasutatud autode müüjatel. Kuidas on rasked ajad? Rasked ajad ei ole, küll tarbimine on vähenenud. Et poest ostetud auto hind tavaliselt kukub kuskil 20%. Et kas inimesed on rohkem hakanud raha lugema ja kasutatud autode on hinda läinud? Võrreldes 2008 aasta uute kasutatud autode müüki 2007. aastaga võib öelda küll, et uute autode müügi osakaal on märgatavalt langenud võrreldes kasutatud autodega. Eestlased on hakanud rohkem lugema raha, on hakanud vaatama oma kulutusi ringi ja eelkõige autode peal. Milline auto kõige enam müüb? Seda on keeruline öelda, et kõik autod müüvad hästi, et täna on küsimus hinnas ja seda püüame pakkuda kliendile. Inimestel on jäänud mulje, et BRC müüb ainult sõiduautosid, et tegelikult see ei ole ju nii, tegelikult teil on suuremaid autosid ka. Jaa, kaugeltki mitte, et ainult sõiduautod, et müüme ka raske eritehnikat, alates veoautodest, reisibussidest, lõpetades traktorite ja eritehnikaga. Kus kohast need tulevad ja kas neil garantii ka on? Valdavalt on tegemist siis Eestist uuena soetatud tehnikaga, mida siis vahetatakse välja mõne aasta vanuse, et kogu tehnika on meie poolt esindustest siis kontrollitud, kaasas on vastavad aktid. Tehnokontrolli aktid tähendavad siis seda, et klient tulles soetama meie käest kasutatud vara saab ka tutvuda siis dokumentatsiooniga, mis näitab siis vara tehnilist seisukorda, mis seal vajab vahetamist, mis ei vaja vahetamist. Ka paljudel eraisikutel on rasked ajad automüügiga, kuid teil on selline väike abivahend välja pakkuda? Jaa, abivahendiks on siis komisjoni müük, et BRC autokeskus on pikaajalise ja suurema kogemusega Baltikumis kasutatud autode müüja ja täna orienteeruda turusituatsioonis ja käia oma autot pakkumas, käia potentsiaalsetele ostjatele näitamas, aidata ostjat erinevate finantseerimistingimustega on keeruline ja inimestel tihtilugu raske orienteeruda, et siin olemegi tulnud komisjoni müügi abiks, kus siis klient toob auto meie juurde, meie tegeleme auto presenteerimisega nii internetis, trükimaterjalis, kui siis aitame potentsiaalsetel ostjatel leida optimaalne finantseerimisskeem. Mis inimene selleks tegema peab? Selleks peaks võtma kaasa autodokumentatsiooni, pöörduma meie autokeskusesse müügikonsultantide poole, kes siis juba edasi aitavad vormistada vastava komisjonilepingu ja panevad auto müüki. Kas üldise majanduslanguse ajal on ka teil autohinnad langenud? Kas nüüd just langenud, aga me proovime pakkuda ikkagi klientidele parimat kvaliteedi ja hinnasuhet. See, et mõnede autode kaskokindlustus on märksa kõrgem kui teistel, ei ole mingi saladus. Ometi on olemas just teatud automargid, mille puhul see kaskokindlustus läheb eriti kõrgeks ja põhjus on siin see, et nende autodega meeldib väga-väga gaasi rohkem põhja vajutada kui teistega, mõnega isegi suisa rallit sõita, aga millised need autod on ja millistel autodel kaskokindlustus odavam, sellest järgnevas lõigus räägime. Kuidas siis on selle kasko hinna määramisega just sellistele sportautodele nagu Subaru või ma ei tea, Mitsubishi, et räägitakse, et Subaru kasko on ikka kõige kallim, sest neid keeratakse, mis saas alati kõige rohkem üle katuse? Subaru müüjad teevad head tööd ja kahjuks on niimoodi, et kui on kõrgema riskiklassiga auto, tal on rohkem võimsust, ta läheb paremini edasi, ta läheb kiiremini edasi, siis kõik kindlustusseltsid võtavad selle kõrgendatud riski alla ja küsivad selle eest ka suuremat makset. Kas aluseks on ainult suuremad kilovatid või vaadatakse siiski ka mingit moodi automargi ajalugu, et kuidas ja kus nendega üle katuse sõidetakse? Kindlasti on kahjustatistika üks asi, mis mõjutab makseid, seda ka teiste markide mudelite puhul. Et ei saa öelda, et kaskomakse ainult langeb, sellepärast et kahjusus igal pool tõuseb. Et hästi paljudega juhtub õnnetusi ja seetõttu ka tõusevad maksed. Nii et ei pruugi siis olla ainult sportauto, näiteks siin Mercedese linnatsiip täisvarustusega kilovatte palju on täpselt samamoodi kallim. On küll ja Mercedesel tuleb juba tema turuväärtus, mis tõstab kindlasti kindlustusmakset ja Mercedesel on paljudel mudelitel on ka luksuslikum varustus, mis maksab palju, et nende kahjude hüvitise summa on juba suur. Ehk siis kõik luksautod, Audi, Mercedes, mida sinna iganes lisada? Samamoodi, kõik pereautod, mis on luksuslikumad, kallimad, lähevad ka sinna nii-öelda ralliautode alla siis või sinna ligidale. Rallit sõita tänavasõiduautoga tohib või ei tohi, kui ma olen kasko peal?
võtame näiteks selle sama Subaru letiauto, sellega sobib väga hästi juba rallit sõita. Väga hea on kruusatee peal, aga kahjuks kõikidel kindlustusseltsidel on see tingimustes välistatud. Kui juhtub õnnetus rallit sõites, siis seda ei hüvitata. Samuti on treeningud välistatud. No milleks ma seda nimetan, seda sõitu, see on ju minu enda mure rohkem siis. See on küll, kuid vaadatakse, internetis on tänapäeval kõik olemas. Osalejate nimed, kes on tehnilises passis vastutavad kasutajad, kes on kindlustuspoliisi peal, kindlustusvõtjana ja sealt see tulebki. Aga milline auto siis on selles mõttes odavam? Ma saan aru, mida odavam auto, lahja mootor, seda väiksem ka kaskokindlustus. Aga nii ongi. Väiksed linnasõiduautod, nende hind on madalam, nende kilovatid on väiksemad ja sealt tuleb ka odavam makse. Nii et 100 000 auto, madal kasko, aga samas ribadeks ma sõidan ta, ega siis sealt eriti ka taastada midagi enam ei ole, nii et valik on suhteliselt raske. Seda küll ja väikse auto sõidab suure tõenäosusega ribadeks maha kandmisele, kuid suurema sõiduauto, seal tulevad jällegi kahjustused, mida tasub taastada ja selle tõttu ka võetakse suurem makse. Selge, et ega kindlustusandjad ei ole rumalad võtama asja kokku. Ei ole. Kui tahad odavat kaskot, siis tuleb võtta odavam auto. Nii et kokkuvõttes auto kasko hind, kui lähete endale autot ostma, siis peate arvestama sellega, et mida kallim ja võimsam on teie auto, seda rohkem tuleb arvestada ka kindlustuskulude peale. Kindlasti. Ja tasub uurida mudeli erinevaid variante. Saab seda teie kodulehel kuskilt teha? Meie kodulehel saab seda väga lihtsalt teha. www.easy.net ja sisestada sõiduki andmed ja arutame teile välja täpselt kõikide kindlustusseltside pakkumised. No nüüd! Ma ei näe autot täna või? Selline oli siis meie tänane liiklussaade Rooli võim ja jäänud on küsida vaataja küsimus. Küsime siis seda, et millisesse kohta Eestimaal või millisele automüügiplatsile on teil võimalus tuua oma sõiduk, kui te tahate seda komisjoni teel müüa. Vastata saate siis nagu ikka meie Roolivõimu kodulehel www.rooli.ee ja auhinnaks on alkomeeter. Me kohtume taas juba täpselt nädala pärast. Veel kord tuletan meelde, et meil on käimas videokonkurss lahedamale koduvideole, mis siis liiklusteemaline või lähedalt sellega seotud. Ohutut ja turvalist liiklemist. Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com.